Sellest on umbes 4 aastat möödas, kui me pidasime esimese TTT õhtu. Ja siis oli nii, kui me alustasime, siis oli üks tunnistus ja mina pidin sellel esimesel TTT õhtul rääkima oma lugu. Ja siis ma meenutasin seda, et kui ma olin 3,5-aastane poiss, siis selle maailma arstiteadus ei andnud mulle mingit elulootust. Aga minu ema ja isa uskusid Jumalat ja sellel öösel, kui mind haiglasse viidi, nad palvetasid minu pärast. Pühapäeva hommikul isa jooksis läbi Tallinna kirikud ja viis eestpalve soovi, nii nagu te täna võite viia sinna urni. Ja Jumal saatis juudi rahvusest uroloogi sellel öösel mind opereerima. Pool aastat ma õppisin uuesti käima ja täna ma olen elus. Jumal kinkis mulle elu. Möödunud aastal ma pidasin oma juubelit ja ma mõtlesin, et nüüd ma olen juba nii vana, et nüüd võib töö tegemise juba ära unustada ja hakata mõtlema selle peale, kuidas kenasti elus hakkama saada. Ja see aasta on osutunud minu elu kõige pimedamaks aastaks. Mind lennutati kaugelt maalt koju ja 15 minutit ma sain olla kodus ja peale seda mind viidi haiglasse, kui minu numbrid olid taastunud, siis minu jalga lõigati. Abikaasa tuli paar päeva hiljem mind vaatama ja mõlemad jalad olid ilusates valgetes marlisidemetes. Ja siis ta ütleb, et meie perekonna tuttav lükati ratastooliga talle vastu haigla esikus ja tal oli sama diagnoos, mis mul. Ja tema vasak jalg oli 25 sentimeetrit lühemaks lõigatud. See oli minu jaoks nii kohutav ja ma mõtlesin, et mille pärast mina oma 2 jalga võin vaadata. Sportlane, tore inimene. Mina olen spordist kaugelt mööda käinud. Ja see oli pime öö minu elus. Ja ma ärkasin hommikul ja mul oli külm higi oli mu otsa ees. Aga selle haiguse ajal siis on ikka nii, et Jumal saab armsamaks. Te teate seda, Kui meil rasked ajad on, siis Jumal saab armsamaks. Mul oli niisugune lugu, et ma võtsin oma telefoni hommikul ja avasin piibelneti ja võtsin sealt salmi selleks päevaks. Ma arvan, et minu kõige pimedamal elu hommikul. Ja seal on kirjas 2. Timoteuse 1. peatükk ja ma loen oma telefonist. Pauluse sõnad. Mina, issand, olen sinu aitaja ja sa paraned. Mitu nädalat veel haiglas ja siis, kui ma koju läksin, teate, mis ma siis tegin? Ühel esimestel päevadel ma ei tohtinud liikuda, aga ma võtsin piibli konkordantsi ja mõtlesin, et ma tahaks seda veel kord lugeda. Ma avan 2. Timoteuse kirja ja loen kogu kirja läbi. Ei, mitte midagi niisugust ei ole kirjutatud. Võtan 1. Timoteuse juurde ja seal ei ole. Siis loen Tiituse kirja ka veel takka otsa. Ei, midagi niisugust ei ole. Ma võtan piibli konkordantsi ja mind hakkas asi huvitama, et kuidas selle paranemisega piiblis on. Ja selles mõttes on piiblis ainult 2 kirja kohta. Jesaja raamatus 58:8 ütleb niimoodi, siis ilmub sinu valgus kui koit ja
sinu paranemine edeneb kiiresti. Ja teine on prohvet Malaakia kirjas Vanas Testamendis ja ütleb, et teile, kes te minu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiivade all. Millal me siis paraneme? Siis ilmub sinu valgus nagu koit. Ja Jesaja räägib siis, kui sa ei tee vahet nende inimeste vahel, kes sinu kõrval istuvad, vaid sa suhtud vasakul ja paremal pool istuvasse inimesse samamoodi. Ja teine asi, õiguse päike tõuseb meile siis, kui me oleme jumalakartlikud inimesed. Minu armastatud pastor Rein Uuemõis kunagi õpetas väga selgelt ja ütles, et Jumal ei ole meie jaoks keegi kammerteener ja me peame suhtuma tema sõnasse tõsiselt. Niimoodi me võime paraneda. Ja teate, ma arvan, et oma 60 eluaasta jooksul ma olen üsna terav pliiats veel. Lapsed nii enam ei arva muidugi, aga ma tean, et sellel minu elu kõige pimedamal hommikul Jumal kirjutas mulle kirja. Mina olen issand sinu aitaja ja sa paraned. 4 kuud käis iga päev koduõde minu kodus ja umbes paar nädalat tagasi ta lõpetas käimise ja ütles, et me peame lõpetama sinu haiguslehe. Ja ma ütlesin, et väga hea, et see on ju tore uudis. Ja ta seisatab mu voodi juures ja ta ütleb mulle niisugused sõnad, sa oled paranenud. Ta läks uksest välja ja ma istusin maha ja ma ütlesin, et Jumal, ma tänan sind, et sa ilmusid aitajana, nii nagu sa ütlesid. Et sina oled see, kes sa parandad meid ja annad meile tarkust, et me võime aukartuse ja tänulikkusega sinusse suhtuda. Sõbrad, ma tahaks veel öelda seda, et elu lööb meil vahest väga valusalt. Me kaotame oma sõbrad ja kaotame võib-olla oma töö ja kaotame oma tervise ja õige suuna ja me mõtleme üldse, kas me tuleme sellest olukorrast välja. Ja siis tuleb veel keegi hea sõber ja ütleb, et see ongi nii, et päike läheb sinu elus looja. Aga kui me Jeesuse võtame oma ellu vastu, siis pühakiri ütleb meile, et varjud kaovad. Jesaja rääkis, et koit tuleb. Ja Malaaki ütleb oma kirjas, et õiguse päike tõuseb sinu üle. Sinu elu ei lähe looja, vaid täna on sinu elus see päev, kus sa võid öelda, Jumal, ma võtan vastu selle läbimurde, mida sa mulle annad. Jumal, ma võtan vastu sinu õnnistuse oma ellu. Ja Jumal, ma tänan, et sa täna oled see, kes sa tervendad mind. Halleluuja. Usu seda ja sa koged, et ta tõeliselt vastab sulle. Aitäh.